Andrei Veselkov saabub täna kohtuistungile väga kindlalt. Tegelikult on mees selle paari aasta jooksul kaotanud pere, elanud üle pidevalt stressi. Nimelt süüdistatakse teda selles, et gaasiboileri lekke tõttu hukkusid 6. aprillil 2024. aastal Pelgurannas asuva elumaja 5. korruse korteris vanni läinud 8-aastane laps ja tema 71-aastane vanaisa. Kodus samal ajal olnud vanaema askeldas köögis. Selle boileri paigaldas Veselkov kui autoriseeritud gaasiseadmete paigaldaja 2,5 aastat varem. Harju maakohus, olles täna kõiki tõendeid kohtumenetluse käigus uurinud, mõistis mehe õigeks. Nimelt üks oluline argument kohtu selgituses oli see, et boilerit kasutati koos köögikubuga, mille paigaldamise eest Veselkov aga ei vastutanud. Just 2 asja koosmõjus see õnnetus toimuski. Gaasiseade oli korrektne ja vastavalt eeskirjale paigaldatud. Prokuratuuri etteheide süüdistatavatele seisnes selles, et gaasitööde tegija, professionaalne gaasitööde tegija, paigaldas gaasiveesooendi korterisse, mis ei vastanud ohutusnõuetele. Prokuratuuri seisukoht on see, et gaasitööde tegija ei tohtinud seda teha. Ehk tema vastutusala on veits laiem kui pelgalt see, et ta ühendab konkreetset gaasiveesooendit vee- ja gaasitorustikega. Ehk ta peab veenduma muuhulgas selles, et paigaldusruumi ventilatsioon vastab õigusaktidest tulenevatele ohutusnõuetele. Kohus aga esimese astme otsusega seda ei näinud. Gaasiseadme paigaldaja vastutab ainult enda tehtud töö eest, mis oli korrektne. Veselkov aga ise leiab, et gaasiohutus tervikuna on meil korteriühistutes suhteliselt kehvas seisus. В Таллине и во всем регионе у нас проблема с этими, возникает проблема с угарными газами и этим приборами отопления и газовыми водонагревателями. Я считаю, что такие вопросы должны решаться на уровне министерства, потому что мы, газовщики, не в состоянии, нет такого права закрыть нам газ, или мы не законодательный орган и не полиция, и мы не можем принуждать собственников к тому, чтобы они использовали это газовое оборудование в соответствии с требованиями безопасности газа. Andrei tegeleb gaasiseadmetega edasi, näiteks teadis mees rääkida, et alles eelmisel nädalal oli olukord, kus taas 2 inimest said vingumürgituse. Õnneks kõik läks hästi. Kogu kohtuprotsess on aga jätnud talle sügava jälje. У меня практически распалась семья. Я живу сейчас в другом месте. Сын закрыл свой бизнес, у него психическое расстройство, он вынужден был обратиться к психологу, даже попал в дом, напал дискеманта, и требовалась, конечно, ему медицинская помощь. Очень трудно пережили. Ведь здесь не только же, скажем так, что ведь мои переживания тоже очень существенные. Жена переживала, у меня 7 детей. Prokuratuur taotles kohtuvaidluste käigus talle tingimisi vanglakaristust. Kas see tähendab, et otsus kaevatakse edasi? Prokuratuur viis selle asja kohtusse, olles veendunud, et süüdistus on põhjendatud, kuid nagu näha, kohus prokuratuuriga ei nõustunud. Prokuratuur kujundab oma seisukoha juba siis, kui on otsusega täpsemalt tutvunud.